Tere kõigile! Täna räägime ühest teisest artiklist, mille ma Preply veebilehelt leidsin, nimega The Most Sensual Language Revealed, kus uuritakse, mis keel on kõige meelelisem, sensuaalsem või mis iganes. Ma jätsin lingi episoodi kirjeldusse. Algusest olgu öeldud, et päris teaduslikku uuringut nad ei teinud. Preply uurijad võtsid 10 osalejat, ainult 10. Me isegi ei tea, kust nad pärit on, mis keel on nende emakeel, aga nähes, et inglise keel uuringus ei osalenud, võime oletada, et osalejad olid inglise keelt kõnelevad inimesed. Aga mis seal ikka, lõbutseme. Uurijad tahtsid teada, mis keel paneb meile südame kiiremini püksuma. Nii et nad võtsid pulssimõõtjad ja jälle me ei tea, mis pulssimõõtjad täpsemalt. Ja mõõtsid pulssi muutust, kui mängiti erinevate keelte lindistusi. Enne katset mõõdeti osalejate rahuoleku keskmine pulss, mis oli 65 lööki minutis. Ja uuringu käigus arvutati keskmine pulssi muutus. Mida rohkem pulss tõusis, seda atraktiivsem keel justkui oli ja vastupidi. Mida vähem pulss tõusis, seda koledam keel uurijate jaoks tundus. Keeled, mis osalesid, on Jaapani, Korea, Hispaania, Vene, Portugali, Poola, Kreeka, Saksa, Itaalia, Hindi, Prantsuse, Hollandi ja hiina keel. Ja kohe artiklis öeldaksegi, itaalia keel on see, mis ajab meid kihama. Kõige atraktiivsem keel osalejate jaoks oli itaalia keel. Südame löögi sagedus tõusis selle kuulmisel täpsemalt 23%. Teisele kohale tuli portugali keel 20%, kolmandat ja neljandat kohta jagasid prantsuse ja kreeka keel. Mõlemad 16% tõusuga. Ja siis jõuame koledamate keelteni. Koledaim on hollandi keel, mis sai 12%, siis saksa ja jaapani keeled 15% ning hiina keel 17%. Sorry, hollandlased, sakslased, jaapanlased ja hiinlased. Seejärel artikkel natuke niisama arutleb ja jagab paar soovitust. Mis teeb keele atraktiivseks? Vaatame, mida selle uuringu eksperdid ütlevad. Uurijad küsisid, miks mõned keeled mõjuvad meile kuumimalt kui teised. Aleksandr Stevanovitš, keeleteadlane ja tõlk, selgitab, keeled, mida peetakse laulmiseks lihtsateks, nagu itaalia keel, järgivad üks täishäälik, üks kaashäälik mustrid. Nii et iga silp lõpeb täishäälikuga. Need keeled kõlavad meie kõrvale musikaaliselt, mistõttu võivad tunduda atraktiivsemad. Samal ajal peetakse keele, kus sõnades on sageli mitu kaashäälikut järjest ehk kaashääliku gruppidega keeled, mitte muusikaalisteks, näiteks slaavi keeled ja saksa keel. Teine ekspert, metatõlke ja lokaliseerimisjuht Joe Silverwood ütleb, et üks kõige sensuaalsemaid keeli on kahtlemata prantsuse keel. Samas pole ta kindel, kas see on ainult lingvistika ehk keele struktuuri küsimus või mõjutavad meid hoopis sotsiaalsed ja kultuurilised tegurid. Ja paar soovitust artikli autoritelt. Nende eksperdid räägivad, et on viise, kuidas enda häält sensuaalsemaks teha. Nõu number 1. Madaldame hääletooni. Mõelge Benedict Cumberbatchi peale, sorry, ei taha temast mõelda. Ta teadlikult aeglustab ja madaldab oma häält. Madalam hääl on seotud ka suurema autoriteedi ja enesekindlusega ning enesekindlus on väga atraktiivne omadus. Nõu number 2. Räägime aeglasemalt. Aeglasemalt rääkides jätame mulje, et oleme enesekindlad ja lisaks ei hakka me sinu segama ega kogelema.
mis tihti juhtub, kui meie aju saadab häälelihastele segaseid signaale. Ja viimane, nõu number 3. Lisame sensuaalset kihistust. Võtame natuke inspiratsiooni Scarlett Johanssoni kinestiilist, lisades rohkem õhku, proovime täielikult anda täishäälikute hingatust. Sorry, seda ma ei saa teha. Madal kähisev hääl, mis aeg-ajalt katki läheb, peetakse väga erootiliseks. Vot ei tea, ma ise vaataks, kuidas meie ekspert seda teeks. Aga jah, ongi artikli lõpp, ärgem võtke seda liiga tõsiselt. Kui ma esimest korda seda lugesin, ei pannud ma üldse tähele, kui naljakas see artikkel on. Loodan, et te naersite ka, nii et kohtumiseni ja mõnusat keeleõpet.